Abikaasa käeraudades pärast seda, kui ta viib oma naise haiglasse ja räägib ühe vale teise järel. Ta tahtis suhtest välja astuda, see ei toiminud tema jaoks. Ta ütles talle seda. Ta ütles talle, et ta on hale ja mees ei suutnud seda taluda. Tere tulemast saatesse Law and Crime. Mina olen Angelette Levi. Juhtum, millest ma täna räägin, on tõeliselt traagiline. See puudutab naist nimega Christina Hampton. Ta oli armastav ema 3 pojale. Ta oli õde ja vabatahtlik treener. Tema perekond kirjeldas teda kui lahket, uudishimulikku ja elurõõmsat inimest, kes pani kõike nähtuna ja väärtustatuna tundma. Christina elu rööviti temalt ja tema lastelt eelmisel oktoobril mehe poolt, kes oli teotanud teda armastada ja hoida. Christina Hampton abiellus Clifton Hamptoniga 2012 aastal. Clifton postitas nende õnnelikumatel aegadel palju fotosid neist oma TikToki kontole. Nagu ma mainisin, oli Christina armastatud õde ning tema abielu Cliftoniga oli tema teine abielu. Ja neil oli koospoeg, mis tegi Christinast 3 poja ema. Christina ja Clifton nääratasid fotol, millele Clifton kirjutas oma TikToki kontol esimene kohting. 2025 aasta oktoobriks olid asjad kindlasti muutunud. Christina soovis lahutust ja tahtis lahkuda. Clifton muutus raevukaks. See oli 2. oktoober 2025, kui Clifton Hampton ilmus Oklahomas Craigie maakonna haiglasse Tulsast väljaspool Christina keha madratsi katte sisse mähituna. Christinal olid seljas vaid T-särk ja aluspesu, mis on oluline fakt. Tal olid vigastused kaelal. Cliftonil olid samuti kriimustused kaelal. Vahistamistaotluse aluseks olevast vandetunnistusest selgub see. Clifton rääkis oma esimeses ülekuulamises detektiividega, et Christina oli talle eelmisel päeval öelnud, et tahab lahutust ja et need arutelud kestsid õhtusse ja 2. oktoobri varajastesse hommikutundidesse. Detektiivid kirjutasid, et Clifton väitis, et tema ja Christina tegid lühikese autosõidu. Christina väljus autost ja läks teises suunas ning Clifton leidis ta mõne aja pärast tee äärest kokkuvarisenuna ja vigastatuna. Need detektiivid ei olnud eile sündinud. Ja pealegi Cliftoni lugu ei olnud loogiline. Ta tõi Christina haiglasse madratsi katte sisse mässituna ning tal olid seljas vaid T-särk ja aluspesu. Tal olid vigastused kaelal ja muud vigastused, mis nägid välja nagu lohistamisjäljed. Detective kirjutas ka, et Clifton jutustas sündmuste versiooni, mis sisaldas silmatorkavaid vastuolusid. Näiteks väitis Clifton, et Christina lahkus elukohast jalgsi ja tema sõitis autoga. Kuid siis ütles, et Christina oli temaga autos ja otsustas autost tee peal väljuda. Clifton kasutas minu maakonna poolt väljastatud Apple iPhone'is Google Maps'i rakendust, et näidata mulle, kus ta leidis tema keha tee äärest. Lõpuks tunnistas Clifton Hampton kõik detektiividele üles. Nad läksid samal hommikul sõitma ja ta ütles neile sellel sõidul, et tappis Christina. Detektiiv kirjutas, et Clifton ütles talle, et oli varem valetanud ja et tema ja Christina ei olnud tol hommikul sõitma läinud. Selle asemel olid nad pärast kogu öö kestnud tülitsemist voodis. Ja pärast seda, kui Christina ütles talle, et ta on hale ja et tema ning ta sõbrad teevad tema üle nalja, tundis Clifton enda alandatuna ja vihastas ning kägistas Christinat, kui ta voodis lamas. Clifton seisis voodi kõrval, kui see juhtus. Ta lisas, et sai aru, et oli asjaga liiga kaugele läinud ja et Christinal oli veel südamelöök, kui ta hakkas tema keha autosse viima, et teda haiglasse toimetada. Clifton kirjeldas siis, kuidas ta pidi Christinat sõidukini lohistama ja selle tõttu sai ta nina vigastada. Siin on šerif. Kui ta üritas keha ühes kohas teise liigutada, need haavad tekkisid pärast tema surma, mis seal tähendati. Tead, seal oli päris head näitajad, millele ma mõtlesin. Tõsiasi, et mõned esimesed inimesed, kes meil sündmuskohal olid, suutsid kaste sees näha jälgi, mis olid tegelikult kärut, mida ta kasutas keha liigutamiseks. Tead, pärast ametliku karistuse määramist eelmisel nädalal meie uurijad suutsid vastata mõnele väga rasketele küsimustele, millele perekond soovis vastuseid saada. Tead, nad tahtsid teada, mis viis selleni. Nad soovisid südamerahu, et nende lähedane ei kannatanud nii palju, kui nad arvasid.
seda on ikka üsna häiriv sõnades seletada. Clifton Hampton ütles samuti detektiividele, et ta pani käe Christina kõri ümber, et teda vaigistada. See on see, mida Clifton Hampton tegi oma poja emale ja teiste laste kasuemale. Christina Hampton suri perevägivalla ohvrina. Nagu paljud naised, tapeti ka tema, sest ta soovis lahkuda. Ja lahkumine võib olla kõige ohtlikum aeg naisele, kes tahab suhtest välja astuda. Clifton Hampton viidi Rogersi maakonna vanglasse ühe mõrvasüüdistusega. Nüüd on ta tunnistanud end Christina mõrvas süüdi ja veedab ülejäänud elu vanglas. Kahjuks sai Christina 3 poega ilma emata. Christina soovis sellest abielust lahkuda ja see paneb mõtlema, kas oli mingeid ohumärke. Cliftoni sotsiaalmeedia ülevaade näitas, et ta näis asetavat Christina pjedestaalile. Teda armastasid paljud inimesed, tema pojad, perekond, sõbrad ja kolleegid. Ja oli üks tõeliselt veider postitus 2025 aasta aprillist, kus ta kirjutas: sa astud sisse, tabad oma naise keset krõbistamist ja ta tardub nagu pesukaru, kes on prügikastis vahele jäänud. Purud on igal pool. Ta üritab käituda, nagu midagi poleks juhtunud, aga voodilinas on terve kuriteopaik küpsise tükkidest. Sa lihtsalt seisad seal ja mõtled, tõesti või? Nii näeb välja reetmine. Clifton võis arvata, et see on nali, aga see kõlab tegelikult väga õõvastavalt ja kontrollivalt. Et arutada seda uskumatult häirivat juhtumit. Ma tahan siia kutsuda Matt Ballardi. Ta on Rogersi maakonna ringkonnaprokurör ning esindab ka sealset piirkonda, Oklahoma 12. ringkonda, mis hõlmab ka teisi maakondi. Matt, aitäh, et tulid siia arutama seda kohutavalt kurba ja traagilist juhtumit. Täpselt nii, sul on õigus. See on traagiline juhtum, samas tahan, et inimesed teaksid, mis juhtus. Ja lõpuks väärib selle juhtumi ohver tunnustust. Ja seetõttu meeldib mulle teha kõike, mis aitab Christina Hamptonit mälestada ja tema mälestust elus hoida. Ma teen seda hea meelega. Me rääkisime podcasti alguses natuke Christinast ja me lugesime tema kohta tema järele hüüdes, aga ta oli tõeliselt pühendunud ema. Tead, tundub, et ta ei jätnud kunagi oma laste ühtegi mängu vahele. Ta aitas koolis treenerina kaasa. Ma mõtlen, tema pojad, tema perekond ja ta oli medõde. Ma arvan, et kõik peavad sellest šokis olema, Matt. Kogukond oli sellest vapustatud. Ta oli nii oluline osa kogukonnast selle jalgpallimeeskonna juures tegutsedes. Ma ütlen, Oklahomas on jalgpall väga tähtis ja nad tühistasid oma mängu pärast seda juhtumit, sest meeskond oli liiga löödud, et edasi mängida. Ta oli selle meeskonna, selle kogukonna ja nende laste jaoks nii oluline, et nad ei suutnud isegi mänguga edasi minna. See mõjutas kõiki ja kõik on siiani sellest šokeeritud. Sellel on olnud tohutu mõju kõigile. Ja need 3 poissi, ma mõtlen, tema pojad on nüüd, tead, vähemalt noorim neist on ilma ema ja isata, aga ka 2 vanemat poissi on ilma emata. Ma mõtlen, see on lihtsalt nii mõttetu ja see on uskumatu. See on nii traagiline kaotus. Ma ei suuda ette kujutada. Sul on õigus. Sa kaotad oma ema. Ta on läinud. Ja siis on sinu isa selles süüdi. See on lihtsalt hoomamatu olukord, kui keegi, keda sa armastad, on vastutav sellise teo eest. Ja selle tulemusena kaotad sa mõlemad vanemad. See on lihtsalt nii mõttetu tragöödia. See on täiesti õudne kuritegu ja see on arusaamatu. Tõesti on. Ma tahan minna tagasi 2025. aasta 2. oktoobri juurde. Ja Rogersi maakonna šerifi asetäikjad ning detektiivid saavad kõne, et Christina Hampton, tema abikaasa Clifton Hampton viinud haiglasse. Ja ta on viidud haiglasse teises maakonnas. Ja midagi on valesti. Midagi on valesti. Ta toodi haiglasse madratsi katte sees. Ta ei helistanud hädaabinumbrile. Ta on mähitud madratsi kattesse ja tal on ilmselgelt jäljed kaelal. Ja tal on veel vigastusi ning temal on kriimustused kaelal. Palun jätkake siit. See polnud ilmselgelt see, mida Clifton väitis, et see on. Nagu näiteks see, et ta lihtsalt uitas minema ja tema leidis ta kokku varisenuna. Jah, täiesti nõus. Ma mõtlen, et juba algusest peale hakkas tema lugu lagunema. See ei olnud loogiline
ja see ei klappinud füüsiliste tõenditega. Ta viidi haiglasse, tal olid jäljed kaelal. Ma mõtlen, et ta püüdis seda selgelt millegi muuna näidata. Võib-olla sattus ta liiklusõnnetusse, ta läks ära, võib-olla sai ta sõidukilt löögi. Noh, ma mõtlen, arstid ei ole rumalad. Nad said üsna kiiresti aru, et tema jutt ei klapi füüsiliste tõenditega. Ja nad tegid täiesti õiget asja. Nad teavitasid politseid ja politseinikud reageerisid kohe. Ja nad asusid tööle, tegid seda, mida nad tegema peavad. See tähendab välja selgitada, mis juhtus. Rääkida lugu tõendite põhjal. Ja nad hakkasid asja uurima. Ja kui nad seda tegid, hakkas tema lugu kokku varisema ja see juhtus üsna kiiresti. Tundub, et selle põhjal, mida ta räägib, juhtus see väga kiiresti. Ma ütlen selle välja, see on jabur lugu, et nad läksid sõitma ja siis ta läheb minema ning tema leiab ta üles. See on absurdne. Ja siis ta räägib mingist müramisest, nagu ta seletaks oma vigastusi, et ta müras vanema poja ja selle koera muusiga. Ja keegi ei mürgelda koera ja pojaga nii, et saab kriimustused kaelale. See viitab ilmselgelt Kristinale. Ta üritas oma elu eest võidelda, ta üritas end päästa. Absoluutselt. See on tõesti kurb ja vigastuste põhjal on selge, et tegemist oli ka ootamatu rünnakuga. See polnud midagi, mida ta oleks osanud ette näha. Tõendite põhjal, mida uurijad uurivad, arvavad nad, et ta ründas teda tõenäoliselt siis, kui ta magas ja tal polnud mingit võimalust. See on tõesti traagiline olukord. Ta oli valmis oma eluga edasi minema. Me arvame, et see viis ta üle piiri, kui naine tahtis suhtest lahkuda. See suhe ei toiminud tema jaoks. Ta ütles talle seda. Ta ütles talle, et ta on hale ja mees ei suutnud seda taluda. See oli ka, ma arvan, et see oli tema jaoks tõenäoliselt alandav. Ta ei kavatsenud lasta tal niimoodi minna. Nii et ta ootas, kuni naine magama jäi ja ründas teda une pealt. Ja selles on midagi lihtsalt haletsusväärset ja valet juba päris algusest peale. See on lihtsalt vastik, et keegi teeks midagi sellist inimesele, keda peaks armastama ja hoidma. Aga ei, Clifton Hampton ei olnud selline inimene. Ja meil on vedanud, et meil olid õiguskaitsjad, kes hakkas asja uurima ja küsimusi esitama. Ja arstid, kes said aru, et tal on vigastused. Tema nina oli murtud. Tal olid nähtavad lohistamisjäljed. Tal olid üle kogu keha vigastused, mis ei olnud üldse kooskõlas autoõnnetusega. Meil on vedanud, et meil olid meditsiinitöötajad ja õiguskaitsjad, kes ei leppinud esimese etteantud looga. Nad uurisid asja põhjalikult ja jõudsid tõeni. Tead, see mees ilmselgelt, ta on omamoodi kaotaja. Ja ma tean, et sa ütlesid, et ta tahtis oma eluga edasi minna. Ja ta ütles, et see arutelu lahutuse üle oli käinud juba eelmisel päeval. Ja see jätkus õhtutundidesse ja muud sellist. Ja ilmselgelt ütleb ta, et ta rääkis oma sõpradega ja kõik olid nõus, et ta on hale ning nad teevad tema üle nalja. Tead, ma mõtlen, kas tema oli see, kes kandis kogu koormat, kas tema oli selles suhtes leivateenija, kas tema kandis suurema osa perekoormast, vaimsest koormast, kõiki neid asju. Mis seal siis toimus? Mida sa nende suhte kohta teada said? Jah. Ma arvan, et see, mida me teame Christina Hamptonist, on see, et ta oli kindlasti see, et ta oli selle pere tugisammas. Ma mõtlen, ta oli selle kogukonna tugisammas. Ta oli selle suhte tugisammas. Kindlasti, tal oli väga edukas meditsiinikarjäär, isegi karistuse määramisel. Meil käisid arstid kohal, kolleegid tulid ja olid sellest osa. Aga see näitabki, kes ta oli, nii et kindlasti ta oli selle suhte peamine osa. Ja kui ta kavatses lahkuda, oli see tema jaoks vastuvõetamatu. Ta ei suutnud seda lubada. Ma arvan, et see oligi see, mis ta murdepunkti viis.
Seal on mõned tema vanad TikToki ja Facebooki postitused. See minu jaoks, ma arvan, tagantjärele vaadates tundub peaaegu, et nüüd võiks neid vaadata ja pidada neid mõneti kontrollivateks. Tead küll, ja ta nagu paneb talle sellise koorma peale, nagu tema oleks kõik muutnud. Ja saad, see võib tunduda väga armastav, aga samal ajal paneb ta kogu selle koorma tema peale, nagu oleks tema elu nii palju muutnud ja olnud nii oluline osa tema elust. See on nagu, et kui teda enam pole, siis kõik variseb tema jaoks kokku. Jah. Kas sa said midagi uut teada nende suhte dünaamika kohta pärast seda, kui see juhtus? Kas sa said teada mingitest ohumärkidest ja võib-olla sellepärast ta lahkuski? Ja, see on üks neist asjadest. Tagantjärele tarkus on alati täpne ja selle kõige kurvem osa on see, et selles suhtes oli 2 inimest ja nüüd on üks neist surnud ja tema tegi seda. Nii et tema on ta vaigistanud. Seega on raske tagasi minna ja kokku panna, mis tema peas toimus. Aga kindlasti, kui sellele tagasi vaadata, siis ma arvan, et ta oli väga kontrolliv. Ei olnud nõus tal lahkuda laskma ja sai aru, et ta ei leia kedagi paremat kui tema. Ja selle asemel, et seda lihtsalt aktsepteerida või edasi liikuda, ei suutnud ta seda juhtuda lasta. Ta oli liiga kontrolliv, et seda lubada. Ja sellepärast näedki sa teda niimoodi vägivaldselt käitumas. Ma mõtlen, et ta ründas teda tõenäoliselt siis, kui ta magas. Ma mõtlen, see on lihtsalt, see on täiesti lubamatu, et keegi midagi sellist teeks. Aga see ütleb palju tema kohta. Ja see ütleb ka palju tema kohta, et ta oli keegi, kes oli särav, paljulubav ja imeline inimene. Aga on üsna kurb, et ta niimoodi ära võeti. Kas intervjuud pere ja sõpradega andsid kunagi mingid aimu sellest, mida ta neile oli rääkinud? Kas te saite uurimise käigus nende käest teada midagi sellist, et jah, Kristiina tahtis lahkuda selle või tolle pärast? Sest mõnikord ei ole perevägivald alati füüsiline. On ka emotsionaalne väärkohtlemine ja igasugused muud asjad. Ma mõtlen, et me ei suutnud kunagi täpselt kindlaks teha, mis see täpne põhjus oli, mis oli viimane piisk karikasse. Me ei suutnud seda tuvastada. Aga mida me teada saime, oli see, et ta oli väga kontrolliv ja et tema tahtis lahkuda. Ta oli selle suhtega lõpetanud. Ta sai aru, et ta peab sellest suhtest välja astuma ja edasi liikuma. Ja kõik mõistsid, et tema lihtsalt ei laseks sellel juhtuda. Ma ei usu, et keegi arvas, et ta võiks nii kaugele minna. Aga kindlasti oli ta keegi, kes oli kontrolliv ega kavatsenudki lasta tal lihtsalt lahkuda. See on lihtsalt väga kurb. Need vaesed lapsed ja need 3 poissi, nende elu ei saa enam kunagi olema endine. Ja ilmselgelt oli tal, nagu sa mainisid, suur mõju nii kogukonnale kui ka tema lähedastele. Matt, kas sul on mõni lõppmõte? Mul on lihtsalt hea meel, et me suutsime Kristiina jaoks mingilgi määral õiglust saavutada ja et tema mälestus elab edasi. Ma mõtlen, et see on kohutav, mõttetu kuritegu. Tead, mul on hea meel, et ta veedab tõenäoliselt ülejäänud elu vanglas. Just, seal ta peabki olema, sest ta pani toime niisuguse täiesti mõttetu teo. Lihtne tõsiasi on see, et maailmas pole midagi, mis suudaks korvata seda, mis temaga juhtus. Aga me võiksime saavutada mingitki õiglust ja tagada, et ta ei veedaks enam ühtegi päeva oma elust vaba inimesena. Ja just seal ta peabki olema. Kahtlemata. Ja üks viimane asi, mida ma tahan mainida, Matt, on see, et me näeme seda sageli naiste puhul. Tead, kõige ohtlikum aeg nende jaoks on siis, kui nad tahavad lahkuda. Ja ma arvan, et naised, kes seda vaatavad, teate, kui sellest üldse midagi positiivset saab tulla, kuigi ma pole kindel, et palju saab. Aga kui ma mõtlen naistele, kes seda vaatavad, kui sa kavatsed lahkuda ja tahad lahkuda, siis tee plaan võib-olla, tee plaan. Ja kui sa kavatsed öelda, ma lahkun, siis võib-olla ära jää selle inimese lähedusse pärast seda, kui oled seda öelnud. Või tead, ma mõtlen, et kui sa plaanid lahkuda, siis on võib-olla mõned sammud, mida saad enda kaitsmiseks astuda, sest sa lihtsalt ei tea, mis juhtuma hakkab. Sul on täiesti õigus ja ma arvan, et see on nii vale, et me peame üldse sellist vestlust pidama.
ma mõtlen, tead, Kristiinal oli täiesti õigus lahkuda. Ma mõtlen, ta ei pidanud jääma kellegi juurde, kes oli kontrolliv ja ei sobinud tema olemusega. Tal oli täiesti see õigus olemas. Ja on kurb, et me peame seda vestlust pidama, aga sul on õigus. Ma mõtlen, seda ma ütleksin oma lastele, seda ma ütleksin kogukonnale, et olgu sul plaan, aga kindlasti tead, sul on õigus seda teha. Ja ma lihtsalt soovin, et Kristiina oleks endiselt meie kogukonnas. Ja see on lihtsalt kohutav. Matt Ballard, Rogersi maakonna ringkonna prokurör. Aitäh, et liitusite minuga, ma hindan seda väga. Absoluutselt. Aitäh teile. Hea oli teiega rääkida. Jällegi, Clifton Hampton veedab ülejäänud elu vanglas Kristiina mõrva eest. Kui teil või kellelgi teie tuttavatest on muresid perevägivalla pärast, siis abi on olemas. Helistage lihtsalt numbrile 180 0799 SAFE. Ja see oligi kõik selleks korraks saatest Law and Crime. Mina olen Angelet Leevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.